No liikluse vaates on pühad ja aastavahetus läinud tegelikult tunduvalt rahulikumalt kui eelmisel aastal. Et me kontrollisime küll joobes juhtide osakaal linna või maanteedel umbes 40 000 pluss kontrolli, aga joobes juhte oli kuskil 60 suurusjärgus ja see on siis poole võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Et kui me kogu aeg räägime, et kui te joote, siis rooli ei lähe, et tundub, et hakkab eestlastele kohale jõudma see vaikselt. No ma tahan uskuda, et see äkki on selliselt, kuigi ega kunagi ei saa ju mürki võtta selle peale, et see nüüd päriselt ka nii on. Arvatakse mõnikord, et võib-olla siis oli kuskil vales kohas seda kontrolli tehtud, aga pigem usuks seda, et joobes juhte on vähem liikluses. Ja kui eelmist aastat vaadata tegelikult, siis oli ka joobes juhtide tabatud osakaal oli ka mingi 5700, tavaliselt on ta kuskil 6500 juures. Kui me nüüd eelmise aastast tagasi lähme, siis eelmine aasta tegelikult liikluses oli meil vaba Eesti ajal kõige parem. Ehk siis ohutuse vaates meil oli küll hukkus 44 inimest, mis siis on tunduvalt väiksem arv, kui ta mitte kunagi on üldse olnud. Eelmine aasta meil oli 69 samal ajal. Vigastatuid oli 300 võrra vähem kui eelmisel aastal. Ja see on ainult positiivne. Siin võib ainult autojuhtidele ja teistele liiklejatele öelda suur aitäh, et olite vastutustundlikud ja käitusite liikluses hästi. Kiiruse ületamisi oli palju tegelikult. Ütleme, et kui õnnetuste osakaal oli igatipidi väiksem, siis kiiruse ületamisi ikkagi oli. Et võib-olla Eesti on natukene selline autorahvas, ei peeta nagu eriti lugu sellest pluss 10 kilomeetrit tunnis kiiruse ületamisest. Aga me politsei vaatast jälle, kui me õnnetusi pealt vaatame ja siis neid analüüsime hiljem, siis mida väiksem on su sõidukiirus, seda varem sa märkad siis seda ohtu ja seda väiksemad on ka siis õnnetuses vigastused. Kas liiklusõnnetuste puhul on ka näha, et võib-olla neid õnnetusi on vähem küll, aga on näiteks raskemad või vastupidi on pigem selliseid plekimõlkimisi rohkem? No plekimõlkimisi on alati rohkem, et see on nagu teada-tuntu fakt, et kõige rohkem õnnetusi juhtub tõenäoliselt kuskil parkimisplatside peal on ju väiksed kõksud, aga need ei ole võib-olla niivõrd olulised. Kuigi me tegelikult vaatame liiklusõnnetuste puhul ka seda, et kus on need varalise kahjuga liiklusõnnetused tekkimas on ja nende siis osakaaluni varalise kahjuga, kui siis on inimkannatanutega mingi ristmikute vaates, et kas seal on siis võimalik mingeid asju paremaks teha. Aga eelmine aasta oli kergem, meil trendidest oli võib-olla kõige rohkem muret tekitav jalakäijate õnnetused, jalakäijad, küll õnnetusi oli natukene vähem, aga hukkus kahjuks jällegi rohkem kui eelmisel aastal jalakäijate õnnetustes. Ja see on nagu üks murekohtadest. Kusjuures ka see on mul endale silma, et ma olen Sauel ja jalakäijaid ei ole näha, et räägitakse küll, et pane helkur külge, aga tegelikult ma näen alles siis, kui ta on mul juba auto ees. See on üks osa, et see aasta ka proovisime seda jalakäijatele helkuri kampaaniat natukene jälle taaselustada üleriigiliselt ja jagasime ise ka siis helkureid jalakäijatele rohkem välja. Aga jällegi teine asi on selle juures autojuht ise, et autojuhil ja jalakäija õnnetused juhtuvad pahatihti reguleerimata ülekäiguradadel, kus siis üks sõidukijuht ei anna siis teed jalakäijale, kõrval võib-olla auto on peatunud, aga see konkreetne juht siis ei peatu ja sõidab ristmikule välja. Või teine asi siis parem pööldad, kus kohas autojuht sooritab manöövrit, ei pane jalakäijat jällegi tähele ja jalakäija jääb alla. Jalakäijad saidki hukka just nendes olukordades, kus kohas nad ei adunud seda ohtu võib-olla, et mindi ülekäigu rajale, vaadati telefoni, keelava fooritulega, oldi joobes ja satuti siis kuskile selle ühistranspordi ette, jäädi suurele veoautole siis pimedasse nurka. Aga seal on jällegi kaks osapoolt, et sõidukijuht on alati see tugevam osapool, kellel on siis mass sõidukil, kellel on kiirus ja liiklusseaduse järgi peab ta alati tähelepanelik olema nende jalakäijate suhtes või vähem kaitstud liiklejate suhtes. Uuelt aastalt südamest tahaks väga oodata seda, et kannatanute ja hukkunute arv langeb veelgi. Et meil on nüüd päris suur samm ees. Jõuda veel nagu madalamal tasemele, eks me näe. Aga praegu on esimene kuu on käimas, on esimesed päevad jaanuarist, lumi on maas, autojuhtidele ikkagi ootamatu. Võib-olla see eelmine talv ei olnud meil nii palju lund ja sellist libedust, aga sellel aastal juba näeme, et satutakse vastassuunda, võib-olla valed sõiduvõtted natukene, tekib mitmeid kannatanuid liiklusõnnetustes laupkokkupõrgetest, et talviste teeludega tuleb harjuda ja arvestada madalam sõidukiirus tagab ohutus.